Halbade harjumuste murdmine algab nende mõistmisest. Psühholoogias tuntakse seda kui harjumussilmust, mis koosneb päästikust, rutiinist ja tasust. Esimene samm on tuvastada päästik. See võib olla kindel kellaaeg, emotsioon, asukoht või tegevus, mis vallandab sinu halva harjumuse. Järgmiseks jälgi rutiini. See on automaatne käitumine, mis järgneb päästikule, näiteks sotsiaalmeedia kontrollimine igavuse korral või näksimisharjumus stressi leevendamiseks. Kolmandaks, tuvasta tasu. See on rahuldus, mida su aju saab harjumuse elluviimisest, olgu selleks siis lühiajaline lõõngastus, stimulatsioon või meeldiv emotsioon. Harjumuse murdmiseks ei pea sa võitlema oma tahtejõuga. Selle asemel asenda vana rutiin uuega, mis annab sarnase tasu, kuid on tervislikum. Muuda oma keskkonda, et vähendada päästikute mõju. Kui näiteks näksid tööl istudes, korralda oma töölaud ümber või hoia käepärast tervislikke alternatiive. Kasuta jälgimisvahendeid nagu päevik või äpp, et saada teadlikuks oma käitumismustritest. Mõõdetavad tulemused aitavad säilitada motivatsiooni. Ära alahinda sotsiaalse toe tähtsust. Räägi oma eesmärkidest sõpradele või liitu tugigrupiga, kes saab pakkuda vastutust ja julgustust. Praktiseeri teadlikkust ja ole kannatlik. Uute harjumuste kujunemine võtab keskmiselt 6 päeva, mitte müütilist kui 1 päeva, nagu sageli väidetakse. Pea meeles, et tagasilangused on osa protsessist. Täiuslikkuse asemel keskendu järjepidevusele ning aja jooksul muutuvad uued käitumismustrid sama automaatseks kui vanad halvad harjumused.